täna seisan ma Strasbourgis Euroopa Parlamendi ees, et saata Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide valitsustele Euroopa põllumajandustootjate poolt selge ja konkreetne sõnum. Põllumajandust ja maaelu ei saa ohverdada eelarve nimel. Euroopa Komisjoni 16. juulil esitatud ettepanek tähendab seda, et kaob senine kahesambaline struktuur ning põllumajandus koos toidu tootmisega lahustatakse ühte superfondi. Selline ettepanek ei ole vastuvõetav. Me ei saa sellega nõus olla, sest see on tõeline risk ja tõsine oht Eesti toidujulgeolekule, Euroopa toidujulgeolekule ja maaelu jätkusuutlikkusele. Eesti jaoks on strateegiliselt oluline, et säiliks Eestis toidu tootmine ja maapiirkondades sotsiaalne ja majanduslik elu, et meie inimesed oleksid maapiirkondades kohal ja elu seal toimiks. Põllumajandus ei ole lihtsalt üks sektor teiste seas, vaid see tagab toidu julgeoleku ja maaelu jätkusuutlikkuse. Eesti Põllumajanduskoda koos teiste Euroopa Liidu põllumajandus- ja toidutootmisorganisatsioonidega kutsub Euroopa Parlamendi liikmeid ja Euroopa liikmesriikide valitsusi üles kaitsma tugevat ja piisavalt rahastatud ühist põllumajanduspoliitikat, millel on tugev, kindel ja piisav eelarve, et säiliks meie toidu julgeolek ja elu maal. General of Estonian Army in the times of war, I would say that farmers are the backbone of every security. Food security is as important as all the other parts of security. Farmers bring life to our borders, from the front line to our capitals. So bring the message of farmers from the front line to the capitals that they understand, don't change what works. Don't change what works and bring more money. Europe needs to be competitive in the agriculture as well. And that is how we need to make sure that the Commission understands the current proposal is a no-go and EPP will vote against it. Not less.